Pärnu Pernova hariduskeskuse kokandusringi lapsed valmistasid täna usinalt banaanipannnkooke. Tund polnud siiski tavaline, vaid õpetaja näitas kaamera ees ette, kuidas asi käib ja lapsed toimetasid koduses köögis. Paistab, et nii õpetaja Kaidi kui ka lapsed on sellise toidu valmistamisega juba harjunud. Õpetaja on retsepti juba paar päeva varem lastele ära saatnud, nii peaksid kõik vajalikud toiduained olema varutud ja kõik on valmis alustama. Seekord banaanipannkookidega. Sel moel kokandustunde on tehtud vaid lühikest aega, aga juba on lapsed mitme roa valmistamise selgeks saanud. Me tegime ühte vahvat aedvilja pastarooga, siis me tegime šokolaadi banaaniputru, kanapilahvi ja täna siis tegime lastega banaanipannkooke. Õpetaja töötab 3 grupiga, on nii poisse kui ka tüdrukuid ja on meeldiv tõdeda, et osa lapsi ei valmista toitu üksnes endale, vaid kogu perele. Ühes tunnis oligi, et ma vaatan, et üks õpilane hästi kaua toimetab, et mis sa nii kaua teed, aga ma teen tervele perele. Ja siis ütleb üks, ma teen ka tervele perele ja ma teen ka. Et see on tõesti ülivahva. Ma isegi näen, kuidas koos vanematega seal siis toimetatakse köögis. Kas siis vanaema, ema või isa on kuskil, käib kaardist läbi, vahepeal segab, vahepeal aitab. Et selline pere koostöö veel huviringile lisaks on minu arust väga suur väärtus. Ja muidugi juhtub mõnikord käepardusi. Mul on pannkoogeid panetud ja unustasin banaani panna. Õpetaja ütleb, et niimoodi tundi teha on täitsa tore, aga õpilasi tahaks vahepeal näha ka ja lapsed igatsevad üksteise järele. Aga pannkoogi tegu läks täna korda. Head isu! Head isu!